Tervitus, Ameerika numbrite keel. Mis toob aasta 2026? Numeroloogiline ülevaade. Ja vaatame meie ka siin natukene, piilume sinna aastasse 2026. Ja see siis kokku liites on üks, et kindlasti kutsun teid vaatama seda aastat 2025 veel uuesti, et meelde tuletada, mis aasta sul isiklikult praegu on. Aga vaatame natukene seda. Kindlasti ma tulen tegema veel aasta alguses uuesti. Võib-olla selle aasta lõpus juba siis natukene täpsema, aga ikkagi me saame juba väikse ülevaate sellest siit. Üldine energia, esimene aasta, ehk siis 2026, kui liidad kokku, tuleb 10, 1 + 0 on 1. See on number 1 aasta. 2025 on siis 9. aasta. Ma olen sellest nii palju rääkinud muidugi juba. Ja see on uute alguste, iseseisvuse, initsiatiivi, julguse ja loovuse aasta. See energia kutsub meid astuma samme, mida oleme seni edasi lükanud, võtma juhi rolli oma elus ja looma uusi võimalusi nii töö, suhtluse kui ka isikliku arengu valdkonnas. See on siis selline aasta, kus tasub keskenduda nüüd selle peale, vaata, kui sa kevadel paned seemne mulda ja siis sügisel võtad selle ära, mitte seemne, aga selle, mis sinna kasvab, otsa või põhja. Ja siis on täpselt sama sinu eluga nüüd niimoodi, et sinu see 2026 globaalselt juba annab selle võimaluse ja siis siit vaatame kohe edasi ka siis, mis sinu isiklik aasta tuleb. Ja ma tuletan veel meelde, et see globaalne aasta energia on see, kui võrdled, et ilm, mis on õues ja sinu isiklik aasta, näiteks kui õues saab vihma, siis sa paned akna kinni või ukse kinni, on ju. Siis sinu isiklik aasta on see tuba, kus sa oled, see on sinu isiklik. Ja pluss on siis veel isiklik kuu, päev ja nii edasi. Et asja mitte bussi keerata, siis hakkame vaatama edasi. Aga positiivsed jooned siis see aastast 2026 siis julgus teha otsuseid, astuda samme, mis viivad isikliku või professionaalse kasvu suunas, algatusvõime ja loovus, mis võimaldavad uusi projekte ja suhteid käivitada. Energiat, entusiasmi on rohkem, see motiveerib tegutsema, uusi kogemusi otsida. Ehk siis, kui sul nüüd tundub 2025, et kuidagi täiesti mott on maas ja ei jaksa ja ei viitsi ja ei huvita, siis usu mind, järgmine aasta tuleb veel rohkem, siis tuleb nagu energia. Ja suhetes esile kerkiv spontaanne rõõm, avatus uutele inimestele, raha ja materiaalne energia, sobiv aasta investeeringuteks, oma ideede elluviimiseks ja sissetuleku kasvatamiseks. Negatiivsed jooned. Liigne iseseisvus võib tekitada konflikte suhetes või koostööprojektides. Impulsiivsed otsused võivad viia riskide ja kaotusteni, eriti rahaasjades. Keskendumise puudumine, uute ideede paljusus võib hajutada energiat. Kannatamatus ja kiire soov tulemuste järele võib tekitada stressi. Näiteid, kuidas 2026 mõjutab meid kõiki. Töö ja karjäär. Energia soosib uusi algatusi, innovatsiooni ja iseseisvat tegutsemist. Näiteks kui oled ettevõtja, võib see aasta tuua suurepäraseid võimalusi uute toodete või teenuste käivitamiseks. Töötavas suhtes tähendab see vajadust initsiatiivi võtta, oma ideid jagada, mitte karta julgeid samme. Armastuses näiteks. Esimene aasta, ehk siis see 2026, number 1 siis on see energia, võib tuua uute suhete alguse või olemasolevate suhete värskendamise. Oluline on juba julge initsiatiiv, avatuse ja spontaanse energia kasutamine. Samas võib liiga kontrolli või isekas käitumine suhteid pingestada. Raha ja materiaalsed küsimused. Parim aeg investeeringuteks, rahaliste projektide algatamiseks ja riskide võtmisega seotud ettevõtmisteks. Kuid planeerimine ja kalkuleerimine on endiselt vajalik. Ja see aasta kutsub üles eneseteostusele, loovusele ja iseseisvale mõtlemisele. Intuitsioon ja sisemine motivatsioon on väga-väga tugev, kuid neid tuleb teadlikult suunata. Nii, see oli üleüldine. Aga vaatame siis, kuidas arvutada seda oma isiklikku aastat. Ja siin ma tahan siis teile kõigile meelde tuletada seda. No näiteks, kui sinu sünnipäev on 1. mai, siis sinu isiklik aasta hakkabki maikuus. See võib kõikuda 1 kuu enne, 1 kuu hiljem. Ta hakkab kuidagi niimoodi seal see energia liikuma. Kui ta on detsembris sinu sünnipäev, siis ta hakkab siis kas novembris või siis jaanuaris, järgmise aasta jaanuaris. See natukene on nagu selline pussakäära, aga küll sa aru saad. Kui sa seda tajud, kas sa usud sellesse või sa ei usu, aga sa tajud selle ära.
Ja siis arvutamine on nii, et lisa oma sünnikuupäeva ja kuu. Ehk siis, kui sa oled sündinud näiteks 14 juuli, 14 pluss 7 on 21 ja lisa sinna number 1. See number 1 ma saan niimoodi, et kui 2 pluss 2 pluss 6 liidad kokku on 10, 1 pluss 0 on 1. Nii. Ja siis sa saad 22 ja 2 pluss 2 liidad kokku on 4. Võid panna pausile siis, kui tundus natuke keeruline või keri natuke tagasi, see on siin YouTube'is täitsa võimalik. Aga ma räägin kiiruga siis läbi, kiiruga, aga ikkagi. Kõik need aastanumbrid ja tuletan meelde, et ka sellist asja, kui sinu isiklik aasta on ütleme siis nüüd 2026 1, see isiklik aasta, siis järelikult see aasta, ma olen praegu, mis päev meil on täna, 17. september 2025, see video praegu, et siis see aasta on sul number 9 aasta. Sõltub muidugi, millal sa sündisid. Et kas seal septembris või siis ükskõik mis kuus. Ühesõnaga said aru, jah. Kirjuta kommentaaridesse, kui sa ei saanud aru, siis ma aitan sind või aidake üksteist, kui ei saanud aru. Ma loodan, et see ei jäänud liiga segane. Nii, isiklik aasta number 1. Julgus, algatus ja loovus. Number 1. aastal on ideaalne aeg teha suuri läbimurdeid. Karjääris võib see tähendada uue ettevõtmise käivitamist, juhtimisvastutuse võtmist või senistest harjumustest eemaldumist. Suhetes toob see energia julguse algatada vestlusi, seiklusi või uusi kogemusi. Miinused. Liigne impulsiivsus võib tuua konflikte rahaasjades, kahjulikke otsuseid. Isiklik uhkus või enesekeskne käitumine võib kahjustada suhteid. Ja. Raha. Soovitatama võtta läbimõeldud riske, näiteks investeerimine uutesse projektidesse või koolitusse, mis kasvatab sissetulekut pikemas perspektiivis. Väldi impulsiivseid otsuseid ja ebaolulisi kulutusi. Number 1 energias on lihtsalt see, et sa kukud nagu hullult laristama, tahaks seda kõike tahaks teha. Et keskendu, sellepärast, et see on see aeg, kus sa saad teha läbimõeldud otsuseid, mis kasvavad 9 aasta suuruseks, pikkuseks, mida iganes. Kui sa nüüd paned seemne mulda ja investeerid kuhugi, no ma ei tea, mida iganes, mis sa seal kõik välja mõtled, siis see hakkab kogu aeg kasvama. Ja kui oled ettevõtja, võib aasta tuua võimaluse uue toote lansseerimiseks või uue kliendisegmendi valutamiseks. Ja suhtes võib see tähendada uut lemmiktegevust partneriga või ühise seikluse algust. Soovitus, planeeri ja rakenda ideid, kuid säilita tähelepanelikkus, loovus ja julgus peavad olema tasakaalus läbimõeldud tegudega. Kui sa said isiklikuks aastaks number 2. Koostöö, diplomaatia, tasakaal. Number 2 aasta toob empaatia, pehme suhtlemise, partnerluse olulisuse esile. Konfliktide lahendamine on lihtsam. Suhete ja projektide tasakaalu seadmine õnnestub väga hästi. Siin võib-olla tulevad ka mingid näiteks emade, vanaemadega mingid suhted üles, kõik asjad laabuvad. Võib-olla kui te olete planeerinud lapsi saada, siis saad võib-olla teada, et sa oled rase. Võib-olla ka saad siis lapse või saate lapse. Ja samuti ka see, et kui sa oled partneri otsingul, elukaaslase otsingul, siis on see suur tõenäosus, et sa võid leida kellegi. Aga miinused, ebakindlus, liigse kohandumise oht võivad takistada iseseisvate otsuste tegemist. Liiga palju teisi rahuldades võid unustada enda vajadused. Ja raha. Tasakaalustatud lähenemine rahale on eriti oluline. Pikaajalised investeeringud, ühisfondid või kinnisvaraprojektid võivad tuua stabiilsust. Ja aasta sobib meeskonnatööks, uute sõprussuhete loomiseks või partneriga koostööprojektideks. Samuti võib see olla aasta, kus diplomaatilised oskused aitavad vältida töökonflikte. Ja soovitus sulle siis arenda koostööd ja suhete tugevust, kuid ära karda öelda ei, kui see on vajalik. Tasakaal iseenda ja teiste vahel on võtmetähtsusega. Isegi sina näiteks, kes sa oled seal esimesel päeval sündinud, siis sa imestad, kuidas sellel aasta energial sa oled kõigile nii lahke ja tore ja nii edasi. Mitte, et ma väidan, et sa ei ole seda. Aga see kuidagi nagu üle võlli, nagu ütleme nii. Kui sa said isikliku aastanumbriks 3, see on siis loovus, suhtlemine ja rõõm. See on selle aasta energia. Ja plussid,
kolmas aasta on naeru, sõprussidemete ja loovusaeg. Suhtlemise oskus avab uksi nii töö kui eraelus. Huumor ja loovus muudavad suhted kergemaks ja mänguliseks. Ja see on veel selline, eks kui number 2 oli oli ka see partneri otsing näiteks, et sa leidsid kellegi, siis ka sellel aastal on sul väga võimalik see, et sa leiad kellegi. Ja see on ka väga hea pere loomiseks, laste saamiseks, laste planeerimiseks ja nii edasi. Number 3 alati viitab sellele, et ema, isa ja laps ehk siis selline nagu väga hea koostöö. Miinuseks, pinnapealsus, hajumine võivad tekitada segadust, raha asjades võib olla kiusatus kulutada ilma planeerimiseta. Ja ideed võivad tuua tulu, eriti loomingulistes või suhtlusvaldkonna projektides, kuid ilma jälgimiseta võivad riskid osutuda kahjulikuks. See oli siis raha osa. Siin võib nagu tekkida tohutu kiusatus võtta mingi laen, aga ära kindlasti tee seda. Seepärast, et see on selline kerge laristamise aasta, ütleme niimoodi. Et hullud nagu mõtled, et vau, see on nii lahe värk, vaata, et läheks sinna, aga ei tasu teha. Näide, aasta sobib koolitusteks, seminarideks, loovate projektide käivitamiseks ja reisideks. Suhtes on see aeg naljade, mängulist tegevust ja väikeste üllatuste jaoks. Ja soovituseks kasuta energiat uute projektide ja loovate lahenduste loomisel ja naudi suhtlemist ja sotsiaalseid kontakte. Ja see ka, et kui see on selline nalja ja naeru aasta, siis on see, et kui sul tekibki eksprompt selline, et tahaks nagu reisile minna, siis võib-olla mõtled, et võtaks laenu. Aga mina ütlen pigem niimoodi, et ei tasu võtta. Ma ei tea, number 3 ei viita sellele, et nagu hästi lahe oleks laenu võtta siis. Aga muidugi tee täpselt nii, nagu sa tahad teha. Jah. Numeroloogiliselt lihtsalt ei kannataks. Nii, kui sa said isikliku aasta numbriks 4, selle aasta energia on siis stabiilsus, süsteem ja vastutus. Vaata nüüd, kui sa niimoodi mõtled energiate peale, et number 1 oli nagu mingi asja loomine, number 2 ja 3 on selline nagu perekond, chill, üksteise aitamine, siis number 4 nagu justkui toob sul nagu jalad maa peale korraks niimoodi. Jälle mõtled, mitte jälle, aga nagu ma hakkan rääkima, mis see tähendab, aga see tähendab pigem selline nagu, nüüd vaatad, mis sa eelmist aastat tegid, kus kohas kulutasid, seepärast ma ütlen 3. aastal, et ära võta nagu laenu, seepärast, et number 4. aastal saad nagu väga kuri enda peale arvatavasti ja hakkad nagu neid auke lappima seal. 4. aasta toetab distsipliini, planeerimist, pikaajalist turvalisust. Tööprojektid ja rahaline planeerimine on edukad, kui läheneda järjekindlalt. Miinused, liigne jäikus, muretsemine võivad tekitada stressi ja pingeid. Ületöötamist võib olla sellel aastal väga palju. Sul kogu aeg tundub nagu sa teed vähe. Raha. Soovitatav on hoida kindlat majandust ja planeerida investeeringuid, eriti kinnisvara, pikaajalised säästud või kindlad projektid. Näide. Aasta sobib uute struktuuride loomiseks, näiteks töökorra või perepäeviku sisseviimiseks. Suhtes võib see tähendada turvalise ja kindla koduse atmosfääri loomist. Ja siin on ka see, et tegelikult väga soovituslik on planeerida mingi asja ehitust, ümberehitust, mida iganes. Selline kõik, mis on nagu ehitusega või mingi asjaga seotud. Remont. Kõik sellised asjad sobivad sellesse aastasse väga hästi. Nagu see, mitte nagu. See ühesõnaga õnnestub sul väga hästi. Või teil. Ja soovitus keskendub struktuuride loomisele, säilitades paindlikkuse ja avatuse uutele kogemustele. Nii. Sa võid muidugi kommentaari panna ka, mis aasta sinul praegu on. 2025, kui sa nüüd vaatad seda. Ja siit sa nüüd näed, milline aasta sul on siis järgmine aasta. Ja muidugi selle arvutuse põhjal on väga lihtne aru saada, mis on sul aastal 2027. Ma tulen veel põhjalikumalt tegema selle aasta lõpus, aga see on natukene selline, mis on maitseproov äkki või? Nii, ja jaga kindlasti sõbraga seda, kes ei ole siin kanalil näiteks ja kui sa ei telli veel kanalit, siis ma olen väga tänulik, kui sa teed seda. Kui sa siit isikliku aasta numbriks 5, kuula video alguses, kuidas see liitmine käis siis see energia on muutused, vabadus, seiklus. 5. aasta kutsub uusi kogemusi, seiklus ja paindlikkust. Isiklik kasv ja uued oskused on kergesti saavutatavad. Miinusteks on impulsiivsus, keskendumise puudumine ja riskide võtmine võivad tuua probleeme.
Ehk siis number 5 energia on selline, tead, selline kõike kohe praegu, no, kõike tahan saada. Et sa jooksed nagu selline, nagu vasika oleks lihtsalt aed lahti tehtud, tead, selline vau, kõike. Raha, hea aeg investeerimiseks, kuid oluline on vältida ülemeelikust. Väikesed riskid võivad tuua suurt tulu, kui läheneda läbimõeldult. Näide, reisimine, uute hobi alustamine või tööalased projektid, mis nõuavad paindlikkust ja avatud meelt. Suhtes võib see tähendada spontaanseid koosviibimisi või seiklusi partneriga. Ja soovitus on see, et võta vastu uusi väljakutseid, arenda loovust, ole avatud ja spontaanne, kuid säilida kontroll ja planeeritus. Ehk siis see aasta nagu justkui kutsub sind kogu aeg uutesse seltskondadesse, koolitustesse, kogu aeg nagu tahaks seda, aga lihtsalt kui sa ei kontrolli kõike seda, siis sul lihtsalt võib tekkida kodus või oma kooselus mingisugune selline kaos, mida sa hiljem või lihtsalt kahetseda. Sellepärast, et järgmiseks on tulemas aasta number 6, kui sa 5. aastal võtad kõike nagu sinna pilla-palla, siis hakkab sul täiega nagu, läheb nagu lepase reega, nagu kohe räägin, number 6 aasta, kui sa said isiklikuks aastanumbriks. See on armastuse number. Sellel aastal üleüldse tundub sul niimoodi, et tahaks nagu kõigile käega nagu lüüa, kõigile ja kõigele. Selline nagu liblikad kõhus kogu aeg, nagu see ei viitsi nagu seda teha, tahaks chillida. Siis sa mõtled selle peale, et sa oled juba aastakümneid teinud töid, et keegi teine võiks nüüd teha sinu eest või mida iganes. Nagu justkui nagu teed, aga justkui nagu ei taha ka teha, ütleme niimoodi. Ja, aga see energia on siis hoolivus, pühendumus ja perekesksus. 6 aasta toetab suhteid, perekonda ja sõprussuhteid. Kodune turvalisus ja soojus loovad hea meeskonna isiklikuks arenguks. Miinusteks, liigne hoolimine teiste pärast võib kulutada energiat ja põhjustada läbipõlemist. Ja raha, keskendu säästmisele, perekeskusele, pikaajalised investeeringud on soodsad. See kipub ja veab sind kogu aeg nagu justkui chillima liiga palju. Pane tähele. Ja sobib koduste projektide algatamiseks, pere planeerimiseks ja suhtes intiimsuse arendamiseks. Samuti saab see energia kasutada väikeste heategude ja hoolivuse demonstreerimiseks. Ja soovitus sulle arenda armastust, hoolivust, vastastikust tuge, kuid hoia ka oma isiklikku ruumi ja tasakaalu. Ehk siis üks asi on see, mida ma räägin, et see nagu vabaduse vajadus läheb 6. aasta numbril, aga teisalt on ka see, et sa võid olla nagu üli hooliv teiste pärast, hullult muretsed kogu aeg. No ühesõnaga kõige pärast. Nii, kui sa said isikliku aastanumbriks 7. 7 on siis selline hästi kreatiivne, hästi liikuv number ja samas on see ka hästi vaimne number. Sellel aastal siis arvatavasti sa võid tunda seda, et sa hakkad enda käest justkui küsima, et kes sa oled ja miks sa siin oled ja vaatad ennast näiteks astroloogiliselt pilgult, siis numeroloogiliselt, siis kuulad horoskoope, tahaks tarotkaarte veel kuulata, siis mõtled, et äkki sina oledki tarotkaartide lugeja ja tead, selline nagu täiega virvarr on kõik. Seepärast, et me kõik käime need aastad läbi, kui sa nüüd mõtled, et eelmine aasta oli number 6, kus oli chill ja perekeskne, mida iganes sealt ühest kohast teise, seinast seina ja number 7 on korraga niimoodi zen. Ja siis su tuttavad mõtled, issand, mis sul juhtus nagu. Number 7 on ka selles suhtes väga hea, et areng toimub siis, kui sul pakutakse näiteks kas online tööd või siis liikumist, ehk siis ühest kohast teise, võib-olla sul tuleb kolimise aasta, võib-olla hoopis täiesti kolid teise riiki. Kindlasti tee seda, kui sul see antakse, sellepärast, et universum justkui nagu soosib seda liikumist number 7 aastal. Ja plussides siis 7 aasta kutsub sisemisele arengule, teadlikkusele ja vaimsetele otsingutele. Uued teadmised ja analüüsioskused aitavad teha paremaid otsuseid. Miinusteks, üksildus, eraldatus, praktiliste kohustuste unarusse jätmine võivad tuua pingeid. Ja see on see, et sul võibki tekkida nagu, et keegi sind ei armasta, keegi sind ei taha või siis vastupidi, sina ei taha mitte kedagi, jätke mind rahule, tahan üksi olla. Aga see on just see nagu risti-riiu koht, et ära tee seda endaga, nagu ära tee endale liiga. Lihtsalt vaata enda sisse, mõtiskle ja mine edasi. Ja eriti teie, kes olete seal 7., 16. või 25. päeval sündinud ja kõik 9 ka, nii et te võite sellel aastalõigul siis kippuda väga vaimseks.
Ja, aga raha, analüütiline lähenemine rahale, investeerimine teadmiste ja oskuste kaudu sobib pikaajaliste finantsplaneeride koostamiseks ja näiteks sobib vaimseks arenguks, meditatsiooniks, koolitusteks ja sügavate projektide jaoks. Suhtes võib see olla aeg, kus toetatakse partneri individuaalsust ja vaimset kasvu. Ja soovitus, keskendu sisemisele arengule ja sügavamale mõistmisele. Hoia sidet maailmaga tasakaalustatud moel. Ehk siis see, et kui sa hakkad iseennast nagu väga sõeluma seal, et kes sa oled ja mille jaoks ja siis ära unusta, et elu on vaja elada. Nii, aga hüppame siis sinna isiklik aasta number 8. Number 8 on siis raha-aasta ja karma-aasta. Siin ma tahan siis meelde tuletada sellist asja. Nüüd, kui sa vaatad tagasi sellele 7 aastale, mis siin selle taga nüüd sul on, siis nüüd on see koht, kus sind kutsutakse justkui nagu laua taha. Ja kõik, mida sa oled enne teinud, tuleb siis nüüd see karma tõde nagu välja. Ma ei taha mitte mingil muul nagu hirmutada seda, ma olen ise need aastad käinud ja me käime alati neid läbi. Iga 9. aasta jälle meil kordub lihtsalt inimesed ja keskkond, kus me oleme, need võivad vahetuda, aga see süsteem energeetiliselt kogu aeg toimub niimoodi. Nii et mina soovitan teha alati head, olla hea ja heatahtlik nii enda kui teiste vastu, siis see karma aasta, see number 8 ei tundu ka nii õudne. Sellepärast, et see, mida sa oled teinud eelnevad aastad, siis sa saad selle tagasi. Jee! Nii hea kui halva. Jee! Nii, olen seda omal nahal teiega kogenud. Ja nüüd numeroloogina ma olen täitsa analüüsinud seda. Nii, mõtle ise ka siis kaasa, kui tahad võid jagada. Nii, aga see on siis jõud, vastutus, karjäär. Plussid, 8 aasta soosib ambitsioone, mõju ja karjääriredelit, sissetulekute suurendamine, finantsiline edu on väga võimalik, kui väga targalt siis käituda. Ja samas ongi see ka see aasta, kui sul tekib võimalus kuhugi investeerida, siis mõtle kindlasti hästi korralikult, vaata läbi kõik igasugused lepingupügalad ja siis tee, kui intuitsioon arvab seda, see on väga hea aeg.